tere päevast! Käes on uus vlog ja kell on juba 4. Ma vaitsen ajadas juba. Aga täna on neljapäev. Ma teen endale muusikaauhindade meiki. Me lähme täna siis Eesti muusikaauhindadele. Ma pole seal mitu aastat jällegi käinud. Nii et it's time. Aga enne seda me lähme veel ühe neiuga postitantsu mingile algkursusele, aga et nagu seal on nagu lihtsustatud versioon postitantsust või lihtsalt õpime sellist nagu baasi ja ma ei ole kunagi postitantsus käinud. See tundub minu jaoks nii raske ja valus, et nagu ma ei ole tahtnud seda ette võtta. Aga kuna ta pakkus mulle, et kas ma tahaksin temaga kaasa minna, siis mõtlesin why not. Ja need on ju free flow, kas samas majas nagu High Tribe'is free flow. Et nagu miks mitte. Põhjus, miks ma hakkasin nüüd praegu vlogima, on see, et mulle tuli üks küsimus YouTube'is. Ma võin sellest natuke rääkida samal ajal, kui ma seda meiki siin teen. Küsimus, seal oli nagu mitu küsimust, aga ma vastan nüüd ühe küsimuse haaval. Ja teemaks on siis üksinda elamine. Nii siin esimene küsimus, millal otsustasid, et soovid üksi elama hakata? No ütlen ausalt, mul ei ole kunagi vist olnud, ma olen sellele nagu tagasi mõelnud, et kas mul oli selline hetk, kus ma ütlesin Emsile, et nüüd ma kolin välja. Ei olnud. Meil käis asi üpris loomulikult. See oli niimoodi, et kui ma käisin gümnaasiumis, siis 12. klassis ma hakkasin mõnikord jääma oma aja juurde. Sellepärast, et vahepeal kas mingi trenn lõppes hiljem või nagu mingi proov. Ma ei jäänud sinna väga tihti. Ja vahepeal ma jäin ka Kaisa juurde. Kui kuidagi, ma ei tea, oligi midagi nagu hiljem, et ei saanud enam koju minna, sest ma elasin ikkagi maal ja ma pidin arvestama sellega, et viimane buss läks kindlal kellaajal. Nii. Ja siis, kui gümnaasiumi lõpetasin ära, siis ma läksin Mojitosse tööle. Kas see oli ainult üks suve, see oli vist 2 suve, ma ei mäleta, mis pidi need olid, aga kuna neid ka vaata lõppesid tihtipeale kell 9 õhtul ja minu viimane buss läkski kell 9, siis ma tihtipeale jäin tema juurde. Ja mingi hetk me leppisime moega kokku, et me elame seal kahekesti. Ma ütlesin talle, et ma ei ööbi siin iga päev, nagu ma lähen tihtipeale koju, aga kuidagi see kokkuleppe sai tehtud. Siis mu õel tekkis samal ajal boyfriend ja ega ta väga seal ei ööbinudki. Ja siis tuligi sügis, kus ma olin nagu, läksin majanduskooli, siis ma läksin tööle. Ja siis oligi see, et ma teadsin, et ma pean nagu hakkama tihemini siin ööbima. Ja see sama korter, kus ma siis enne seda korterit elasin, see ongi selle sama korter. Ja ütlen ausalt, see on kõige ilusam, see oli suht, mis see sõna on, ubarik. Mul ei tule ükski sõna meelde. Nagu selline, it's ratchet. Ta oli väga väike, ta oli mingi 16 ruutu. Et nagu ma ei tahtnud seal väga palju olla, ma lihtsalt kasutasin seda, kui et nagu lihtsalt kuskil ööbida, aga see, et ma mingi nüüd veedan päevi öid ja dekoratsioone panen, ei. Sellist asja selle korteriga ei olnud alguses. Vist saimegi niimoodi elatud mingi 1 kuu, 2 kuud, ei 1 kuu, väga vähe. Ja siis mu õdelgi mingi, et kuule, et ta läheb oma mehega nagu päris hästi, et pole vist nagu mõtet seda korterit ikkagi nagu pidada, et võiks nagu canceldada. Aga ma mõtlesin, et nagu teeme, et see on tegelikult päris hea hinnaga korter. See oli 150 eurot kuu. Saate aru, Crazy. Et ma siis võtan selle lihtsalt üle, et ma hakkan ise sellest maksma, sest ma läksin ju tööle ja kõik oli nagu fine. Nii. Ja mulle ei meeldinud seal üldse olla. Nagu üldse. Ma tegin niimoodi, et ma töötasin siis klassis ja ma üritasin seal ööbida nii vähe kui võimalik ja mul oli alati selline asi, et ma üritasin planeerida, kuidas ma saaksin võimalikult kiiresti tagasi Jääsmäele Emsi juurde. Ja tihtipeale oligi näiteks reede, klass oli vaata nagu hilja lahti, ta oli mingi 3-ni. Ja tihtipeale tegin nii, et kui ma jõudsin koju, ma ei tea, vahepeal jõudsin mingi 4-5, siis ma panin äratuse mingi kella 6:30, et mingi 7. bussiga juba tagasi koju minna. Nagu niimoodi, et ma tahtsin 1. bussiga kohe koju saada, et ma ei tahtnud seal üldse olla. Ja siis kuidagi mingi hetk lihtsalt kuidagi klikkis, et okei, et ma pean hakkama aina rohkem nagu seal ööbima. Ja siis ma kuidagi leppisin seal olukorraga, et okei, see korter on odav. Siis mingi hetk ma võtsin selle ette, et ma ikkagi tegin remonti seal, värvisin need seinad valgeks ja veel mingeid asju. Et siis ta nägi rohkem decent välja kui enne. Aga jah, et ega mul kunagi ei olnud seda, et nii tore korter, et nagu mul oli suht nagu seal olla saad niisugune, ma ei tea. Samas ma hoidsin nii palju raha kokku sellega, et see on ju tore. Ma mäletan, et kohe alguses, kui ma sain ka arvu peal seal olema, siis ma ikkagi, mul tekkis mingi väike vimm, aga nagu
natuke, et ma ei taha seda korteris olla. Ma käisin päris mitut korterit vaatamas, aga need korterid, millest ma olen huvitatud, millest ma olin ilma ja jäidki põhimõtteliselt üks korterit, mis mulle absoluutselt huvi ikkagi ei pakkunud. Ja siis ma mõtlesin, ma jään ikka sinna, maksan seda väikest summat ja saan samal ajal kõrvale panna, mida ma ei teinud. Ma hakkasin nagu EMS-i juurest asju tooma lihtsalt näevad vahepeal käisin ääs, ma lihtsalt võtsin mingi paar riideset ja siis viisin need linna. Et nagu mul on siiamaani mingid asju seal. I know it. Ja noh, jah, et jah, mul sellist nagu, et üks päev, kus ma nüüd võtan EMS-i juurest kõik oma asjad ja kolin kuskil korteris, sellist asja mul ei olnud. See oli lihtsalt niuke jooksev protsess. Kuidas oli see change mitte enam pere juures elada? Tead, ma ei tundnud sellist suurt vahet, sest nagu ma olen olnud forever selline, et mulle meeldib üksi olla. Ja kuna ma ikkagi suhtelen oma perega, siis ja ma käisin suht tihti EMS-i juures, siis ei tekkinud seda tunnet nagu niimoodi. Või nagu ma ei tea, ma ei mõelnud sellele vist niimoodi. I don't know. Ja kuidas sulle üldse üksi elamine meeldib? I love it. Ma ei saa sinna mitte midagi parata. Mida aeg edasi, seda rohkem ma saan aru, kui mõnus on üksi elada. Mitte keegi ei räägi siis, kui ma ei taha, et ta räägi. Nagu, et ma tulen koju nii, et ma tean, et mul on siin vaikus, ma saan tekitada selle vaikuse, kui ma tahan. Siin on ainult Joosep, nagu keegi söö mu toitu ära, ma ei saa juba rääkida, aga ma armastan üksi elamist. Ja nagu ma usun, et kunagi saab see ikkagi olema päris raske, kui mulle peaks mingi ära tulema ellu, et kuidas nagu muuta enda elu nii, et nagu leppida sellega, et nüüd keegi elab sinuga siin koos. Eks inimene harjub kõigega, nii et ju siis, kui kunagi see peaks juhtuma, et mu elukorraldus selles mõttes niimoodi muutub, siis küll ma sellega ära harjun. Aga jah, I love that I can be the boss of myself. Mulle väga meeldib see, et ma olen suutnud endast tekitada sellise finantsilise nagu vabaduse, et ma saangi nagu lubada endale täpselt kõiki need asju. Nagu, et ma ei pea nagu mõtlema, et issand, aga ma ei saa üksi elada, sest see on liiga kallis. Nagu, mul ei ole sellist mõtet, et ma ei saa üksi elada, sest see on liiga kallis. Ma olen kuidagi kogu aeg rahaliselt ilusti hakkama saanud ja ei tunne hullult nüüd, et oi, kui ma elaks kellegagi koos, siis nagu oleks nii palju kergem rahaliselt. Ma ei ole sellele mitte kunagi niimoodi mõelnud. Ma ei tea, võib-olla see, et ikkagi see üksi elamine on privileeg ja see, et sa saad üldse lubada seda, et sa elad üksi, see on nagu crazy. Ja ma olen sellele väga tänulik, et ma olen ennast nii palju pushinud, et see tundub minu jaoks normaalsus. Ma jään siis seda meiki edasi tegema. Pean kell 5. Poole tunni pärast pean juba minema uksest välja. Okei, nii, davai, let's go. Okei, let's go. Oi, kes sina oled? Appi kui hirmus. Ei, 30. 5 minuti pärast. Teate sõbrad, mul on Aitäh! Keimo! Kõik on selge. Ja, aga... Imelised muusikud, tere õhtust! Sest Pipina ooperiteatris andnud sellise Ma kardan. Ja ma loodan, et ka vastupidi, et ühesõnaga hoidke enda lähedal. Okei. Tellisime friikaid. Tere hommikust, sõbrad! Käes on reede. Räägime natuke eilsest. Alustame sellest postitantsu asjast. See oli nii raske. Ma ei saanud aru, kuidas see näeb nagu treeneri peal nii kerge välja.
ilmselt see on sama tantsimisega, et vaatad kõrvalt mingi, I got this, siis hakkad tantsima, saad mingi, I don't. Nagu kuidas, ta nägi välja nii nagu effortless või nagu niisugune tunne, nagu ta ei hoiaks sul, vaid lihtsalt ta kulgeb selle üleval. Ja ma olin mingi, how? Lihtsalt näpud olid nii valusad ja mingi poos, mis me võtsime, kuidagi mu reie tagune oli nagu, tõmbas krampi. Nagu nii valus on see, nagu postid on see teema, et crazy, kuidas tšikid seda teevad igapäevaselt niimoodi. Aga ma tean for a fact, et sa ju harjud ära asjadega ja ma usun, et mida ägedast seda lihtsamaks see läheb, kui sa nagu lähed tegema seda. Nii et see on väga hea harjutus for real. Ja siis kiirustasimegi Unipeterianele. See show oli väga tore. Eestlased lihtsalt on nii tuimad, täitsa no vaevu viitsivad plaksutada ja okei, no mina ka vahepeal, kui mul oli pokaal käes, siis ma ka ei plaksutanud mingeid asju. Aga kuidagi nagu meil on vaja inimestest elu välja saada nagu kuidagi, ma ei tea kuidas. Väga tahaks olla nendel lavadel rohkem ja kuidagi teha neid asju rohkem. See oli jälle väike reminder. Sellepärast mulle meeldib nendel üritustel käia. On see, et see jälle nagu paneb sul asjad nagu perspektiivi. Nagu, et sa korra saad jälle mingi motivatsiooni boosti. Et nagu, ma tahan jõuda siia. Me arvasin, et me läheme koju, eks ju, aga siis me ikkagi kuidagi saime back'i vaid sinna Aftekale. Esiteks, see oli Glammis ja ma ei olnud seal varem käinud ja ma olin kuulnud lihtsalt kõrvalt, et kõik räägivad mingi, et kõik, aga nagu, et on räägitud, et see on mingi soomlaste koht ja vanad inimeste koht ja ma olen mingi what? See nägi nii ilus välja või nagu see nägi nii äge, uus, selline artistidele suunatud koht välja, kus nagu ma mõtlen artistidele selles mõttes, et seal on hea koht, kus esineda. Et sul on nagu plats, siis sul on oma lava, siis sul on nõleval rõdud, et saavad rõdul ka vaadata. Nagu geniaalne. Ja minu arust see nägi väga decent ja ilus välja, nii et ei tea, millest inimesed räägivad. Ühesõnaga, ma kindlasti tahaks sinna tagasi minna, mida ma ei oodanud. On see, et jah, me jõudsime koju kell 5. Ma ei mäleta, millal ma oleks meedu klubis käinud, et reaalselt viimane laul käib. Ja siis paneks tuled põlema, et minge koju. Lihtsalt kuidagi, ma ei vaadanud vist mitte kordagi kella, mul on tunne, sest et ma ei saanud arugi, et kell on 5. Ma lihtsalt olin seal järsku, vana hea lased seda, kus on kodu, kes on kodu, mis iganes laulu, eks ju. Ja siis ma olen mingi, oota, see peaks kinni või? Aga siis ma mõtlesin, et et ilmselt kell on mingi 3. Kell oli 5. Enda arust ma ei tarbinud alkoholi väga palju, aga täna on natuke hõre olla. Ja tegelikult seal olles ka ma mingitel hetkedel tundsin, et ma tahaksin olla mitte nagu kainem, vaid nagu kuidagi nagu lihtsalt kuidagi, I don't know. Ja mulle üldse tegelikult ei meeldi olla purjus. Õnneks ma ei olnud otseselt, aga see pani mu jaoks asjad perspektiivi, et üks asi, mida ma tahaksin. Tähendab, ma räägin nüüd praegu niimoodi, nagu ma oleks mingi räige alkohoolik. Ma ei mäleta, millal ma purjus olin. Nagu ma ei tarbi enam alkoholi niimoodi, et pigem ongi, et lähen välja, teen ühe kokteili ja kõik, eks ju. Ja tavaliselt ongi nii, et ma teen mingi ühe kokteili. Aga siis on üksed õhtud nagu eile olid, kus ma lihtsalt tegin 2 kokteili ja siis seal emal tegime 2 klaasi mulli. Ja tegelikult peaksin tegema reeglit ikkagi 1 jook, mis ei ole keeruline maaks, sest ma joongi ühte jooki mingi 5 tundi. Aga jah, sest mulle ei meeldi see tunne, mis mul praegu on, et mul läheb nagu päev raisku, ma tunnen. Aga mis ma tahtsin veel öelda, on see, et selle Aftekal tulid nii mitu naist mu juurde ja olid mingi, ma vaatan su vloge. Ja see oli lihtsalt nii tore. Ja need kommentaarid eile, kui ma panin üles mu uue vlogi, lihtsalt nagu, ma tunnen, et siit läheb asi nagu, ma lihtsalt tunnen seda, I can feel it. Nii et 2026, this will be my year, ma ütlen teile. Kell on praegu 13:58. Ma loodan, et see läheb üle. Ma tunnen, et juba on palju parem olla. Ma tegin endale mingit seda B-vitamiini vett ja siin võileiba, värsket marjad, ülibänger. Nii et ma usun, et it's good. Räägime tänasest. Mul tegelikult pidi olema täna eratund, aga see jäi ära. Mis on tegelikult päris hea, sest nagu nüüd ma saan rahulikult võtta tänast päeva. Ja me lähme õhtul Aridaga välja sööma. Me lähme sellisesse kohta nagu Härg. Ma ei ole seal kordagi käinud.
aga mulle näiteks Pull, mis on siis see nagu teine restoran, see mulle täiega meeldib, nii et läbi vaatame selle härja üle. Naljakas ongi see, et nagu eratund canceldis, eks ju, ja siis mul tegelikult homme pidi olema go-go ja see ka canceldati täna. See nädal on reaalselt no work, nagu nädalavahetus, on no work, only party või nagu only nagu meelelahutus. Mis on tore, sest vahepeal on ju see, et ma ainult töötangi ja olengi viimased, ma ei tea, 3 kuud töötanud iga nädalavahetus. Et jah, ma jään nüüd siin toimetama ja... kas te näete seda? Päike paistab! See on see iga eestlane siis, kui päike tuleb välja. No vaadake, kui vähe on õnneks vaja. Vend liputab saba nagu koer, istub siin, värske õhu käes, päike paistab. Ta on nii armas, ma ei suuda. Ma hetkel monteerin juba eiliseid klippe, ma tean, nii crazy. Ja mul tuli üks asi meelde, mis mul läks meelest ära juba, on see, et Simona mees võitis lõpuks oma muusikaauhinna ära. Ja nagu reaalselt, kui ta nimi välja hõigati, ma hakkasin nutma. Nagu reaalselt, ma hakkasin nutma, sest nagu see on nii äge hetk inimese elus. Ja ma alati põhimõtteliselt tahaks nutma hakata, kui inimesed võidavad midagi, mille nimel nad on palju vaeva näinud. Ma ei tea kuidagi, kuna ma ise olen ka selline, et ma näen asjade niimoodi palju vaeva ja kui ma saan selle kätte lõpuks, siis see nagu see victory on nii magus, et nagu ma tean, mis tunne see on ja siis ma elangi nagu neid tunde kogu aeg läbi teiste ka. Ja lihtsalt see oli see, kuidas ta tänast nagu Pipat, nende Kiisut ja siis Simona, tema oli mingi, oh my god, that's my bitch. Sõnaga, nii cute. Ma olen valmis saanud, panin oma sünnipäevakleidi, mis mul oli kunagi, ma olen seda pärast seda mitu kordagi kandnud, nii et it's time. Ja minu klassikaline meik ja yes. Nii et let's go. Mis sa teed? Ma teen vlogi. Slay. Nice. Vaadake, mis meile lauda toodi. Kas te arvate, et ma tahan seda? Ma ei tea. No nii, ma olen kodus tagasi. Ja mul on lõpuks hakanud parem. Nagu reaalselt, kui meil oli dinner, siis ma tundsin, et nagu veits oli niuke hõre alla. Ja siis me läksime Mannasse ja tegime seal ühe kokteili. Ja siis mul tundus, et nagu hakkas nagu paremaks minema. Nii et nüüd on juba hästi. Aga teeme selliseid päevi ei tohi. Ei meeldi mulle. Ühesõnaga, ma nüüd võtan selle meigikese maha. Ja räägime teiega juba hommikul. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja mu laupäev algab ühe eratunniga. Ja siis ma saan lõpuks ära filmida selle video, mis tuleb siis teieni peale seda vlogi. Eks te siis näete. Aga mul on selle jaoks vaja minna Kristiinesse, nii et peale eratundi ma käin ruttu Kristiinest läbi. Ostan ühe asja selle jaoks. Ja siis ma tulen koju, ma üritan selle ruttu ära filmida. Ma usun, et sellele läheb niisugune tunnike. Ja siis ega ma arvan, et mul on suht aja peale minek, sest et ma pean olema, ütleme nii, 5:30 Freeflow's tagasi. Ja miks ma lähen Freeflow's õhtul on siis see, et meil on selline õpetajate üritus, kus on siis ka teised ruumid, High Tribe ja kes meil on seal, see Põhja-Tallinna muusikastuudio. Ehk siis iga valdkonna poolt on siis mingi, ma ei tea, mis see sõna on nagu, mitte workshop, aga nagu mingi asi, mingi tegevus planeeritud. Nii et ja, sinna lähme. Ready! Ja nüüd lähme käime Kristust läbi. Ma olen tagasi kodus, ma käisin ja tõin endale Sunny paketit. Siin ma võtsin siis karri, seda võileiba ja bataadifriikaid. Teeme kohe taste testi. Natuke sellised nätskad veits. Aga noh, ma tulin külmast. Siis natuke seisid mul.
sest ma lihtsalt soojenesin ja see karri. Ma proovisin nüüd mingi nädal seda Caesar-jama ja see mulle väga ei meeldinud. Ta oli tore, aga vaata, mulle ei meeldi juustumaitse liigselt. Et siis kui ta on sulatatud, siis ta on okei, aga tahke juustumaitse mulle ei meeldi, ma ei tea, mis see loogika on. Ja seal oli kuidagi seda tahket juustu vist liiga palju. Ja siin on cranberry, maasikananassi. Kes juba nägi, siis see on teie nii-öelda väike hint, mis video ma järgmisena filmin. Kes saab aru, see saab aru. Ja kes ei saa aru, siis pead ootama videoni. Aga tegelikult ma lähen juba ajagraafikust maas, ma pidin hakkama 30 filma, kell 14.48. Nonii, this is the aftermath. Let's go. Nii, ma filmisin oma video lõpuni, tegin ennast korda. Ja nüüd lähme siis free flow'sse. Oh, wow. Jäljest pauk ja pauk. No nii, aga mitte. Ja siis on paus ja siis tuleb sul järgmine rida järsku. Saad aru, mis ma mõtlen? Tekib see veider paus. Julgemalt või? Davai. Rolf, kas sina teed siin? Okei. Simona jõudis ka. Hea, seda siis mingi laiema pintsi. Tere õhtust, kell on 1 öösel. Ma jõudsin mingi pool tundi tagasi koju äkki või? Kuidagi jälle läks niimoodi, et ma arvasin, et ma jõuan koju kell 10 ja ma jõudsin koju pool 1. Oi, see nädalavahetus ehk siis neljapäevast laupäevani on kestnud lihtsalt nii kaua. Või nagu nii kaua, aga nagu, et mul on iga päev olnud nii nagu kuidagi tegus. See on päris väsitav. Ja veel see, et homme on tavatrennid, mul ei ole midagi lisaks. Küll aga ma olen praegu nii hoos kõigega, ma ei suuda. Ma tahan ühte TikToki filmida. Ma tahan ühe kava ära õppida, aga ma tahan filmida seda, kuidas ma seda õpin. Nüüd ma olen seal kus kunagi, kui mul tuli mingi mõte, siis ma nagu suht kohale mingi, ma ei viitsi, ma ei taha, kes ikka vaatab. Nüüd ma olen nagu mingi mõte tuleb, siis ma üritan seal kohe ära teha. Fuck it. You never know. You never know. Üritus oli väga tore. Me esimese asjana käisime hämmockit tegemas. See oli nii raske. Siis me läksime salvestama räppi. Meil on siis ju 4 erinevat businessid ja me tegime siis 4 businessi peale ühe laulu. Ja iga tiim kirjutas siis 8 rida. Ja siis tuli ka see, et kes laulda tahaksid sisse mingit osa. Seda refrääni tähendab. Ja siis ma läksin ka laulma. Ja teate, millest ma olen aru saanud? Sellest, et näiteks nagu keegi seal nendest kuttidest ütles mingi, et miks sa ei laula või nagu et ma ei tea nii. Millegi peale, siis ma olen mingi, et ma ei saa, ma kardan. Tegelikult ma ei karda. Nagu kui ma ütlesin seda, ma ütlen seda ainult mingi kaitseks, aga tegelikult I have no excuse. Sest ma tegelikult ei karda. Mul on vist mingi trauma jäänud sellest, et ma kartsin kunagi. Aga mul on tunne, et kuna ma olen siin viimast aastateks teinud seda laulmist niimoodi, et ma lihtsalt lähen ja teen, siis mul ei jõua kohale see enne. Või nagu, ma ei tea, kuidagi mul on nagu selline eluterve pohhuism tekkinud, et ma lähengi ja laulan. Mis siis saab?
kui läheb mööda, no siis läheb. Ma oskan laulda, sellest ma olen juba aru saanud completely. Mida seal karta? Ja siis panin lihtsalt räppi peale, räppisin, easy, laulmine, easy. Nagu mul ei tekkinud seda kartust, mida ma kunagi arvasin, et mul tekiks. Kas ma olen jõudnud mingile uuele levelile? For fun! Kunagi. Lihtsalt for fun. See ei pea kuskile jõudma, see ei pea kuskile arenema millekski karjääriks, aga for fun. Oleks äge kunagi üks laul teha ja muusikavideo sellele. Lihtsalt, et mitte, et ma oleks nüüd hullult laulja, vaid lihtsalt elu on seiklus ja tee lihtsalt kõike, mis sul vähegi mõttes on. Ja selle suuna ma olen võtnud, et nagu fuck that. Nii palju asju, mis ma elus on juhtunud, mis on olnud imelised, on sündinud läbi selle, et ma olen öelnud fuck that, proovime, mis seal ikka juhtunud saab. Ja boom. Ja siis me läksime maalima, me tegime neid mingid, ta nägite küll, millised minu omad olid. Ja siis kuulasime ta laulu pärast, sõime ja siis ma tulin koju. Tuli üks väike side project, üks pisikene project siin nädala algusesse. Nii et sellest näete ka siis varsti, et mis kus kes. Ma võtan mingi maha ja räägime teiega juba hommikul. Tere hommikust! Käes on pühapäev ja suundume täna trennidesse. Commercial ja strip. Kell on 12:30 ja ma just lõpetasin oma ühe koostöövideo. Ma tegin siis massaaži koostöövideo. Ja see koht, kus ma massaažis käin, Vital massaaž. Ja minu arust see tuli väga tore. Ja ma arvan, et ma postitan selle homme. Ma saatsin talle selle ülevaatamiseks. Ja ma jäin siis peale strippi seda kava õppima. See oli nii raske, ma ei saanud seda lõpuks nagu... Ta ei olnud nagu raske, aga lihtsalt nagu raske on õppida nagu video pealt. Et ma ei saanud ikkagi detaile paika, aga las ta olla. Jah, teostus oleks ka parem olla, aga las ta olla. Ta oli lihtsalt tore väike õppimine. Ja ma vaatan, et millal ma selle TikToki valmis teen. Ma olen hoos praegu, okei? Nii et mina teen oma skincare edasi ja teiega räägime hommikul. Tere hommikust! Käes on esmaspäev, uus nädal. Ja minu nädal algab sellega, et meil on homme tulemas siis Ceciliaga Raadio 2 selline väike live. Ja ta kirjutas mulle ja ütles, et ta oleks vaja baleriini. Või noh, et ma mängiks baleriini. Ja üks trükk on veel. Ehk siis me teeme hetkel nüüd proovi sellele, et vaadata, kuidas see välja näeb. Ma pidi olema ära tund see ära, aga ei ole hullu, sest et on kuu algus ja mul on vaja nii palju kontoritööd teha. Et ma võidan just aega juurde, nii et jah. Vot, ja õhtul on Shohipop. Need on natukene erinevad. Okay, boys and girls, on aeg võtta meik maha ja minna magama. Tänane päev on olnud nii pikk ja esitav. Ja mul tegelikult midagi rohkem lisada ei ole. Proov oli tore, tööd sai tehtud, trenni sai antud, kodus sai toimetatud ja monteeritud palju. Ja nüüd on aeg magama minna. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja meie hommik algab siis selle väikse Raadio 2 live'iga. Ja siis ma lähen tagasi Freeflow'sse. Meil on Kritiga täna uue proov. Meil on järgmine nädal uue show, aga see on see uus kava, mida me pole ammu teinud. Viimati tegime suve lõpus. Nii et me teeme selle jaoks proovi. Ja siis teen tööd. Ja täna ma kavatsen minna üle pika aja kõikidesse treenidesse. Ehk siis kõigepealt girly hip-hop, siis heels ja siis stretching. Ma tahtsin tegelikult teile öelda, mul läks meelest ära. Ma ikkagi praegu olen aru saanud, et mul on 2 kuud olnud juba põlve juures siin üks valu. Ja see ikkagi ei lähe ära niimoodi, nagu ma lootsin, et ta läheb. Et nüüd ma panin endale natuke karmimad plaanid. Esiteks, kui ma lähen nüüd massaaži, ma pean talle kindlasti ütlema, et ta keskenduks ainult sellele jalale. Peamiselt.
muid asju saaks ka, aga lihtsalt seda eriti kohe. Siis iga õhtu ma pean jooma magneesiumi. Ma ChatGPT abil sain mingid harjutused, mida ma eile õhtul tegin, et tugevdada seda. Ja teate, millest see mu probleem on? No see ei ole tegelikult põlves, vaid see on lihtsalt see valu lööb põlve. Ja see on siis, kui ma näiteks teen lunges seda nagu taha sirutan ja kui ma panen jala sirgeks või nagu lukku põlve, siis see valu lööb sinna. Ja teate, millest see on? Ja ma teadsin, et see kunagi maksab mulle kätte. On see, et ma olen terve elu istunud jalad tagumiku all. Ja ma teadsin, et see tegelikult ei ole ilmselt hea, aga mul on niimoodi mugav, sest ma olen nii väike ja nagu ma ei näe välja asjadest ja siis ma nagu tahan kuidagi ennast upitada, et ma oleks kõrgemal. Ehk siis jah, see tuli siis sealt välja, et kuna mul on sellega probleem olnud, et ma istun niimoodi väga tihti, et siis nüüd see annab tunda. Siin on sinu reminder, kui sa võitled sama asjaga. Ära istu jalad põlve all. Ehk siis nagu see, et võtta ma näitan. Niimoodi. Ma olen seda üritanud vältida, et nagu, et ma istun niimoodi, aga noh, üleöö asjad ei lahen ära. Aga mul on ju hiilsised väga tihti kavad, on mingil hetkel seal, kus sa istud nagu põlvede peal, niimoodi. Et seda ma ei saanud nii palju vältida, nii et ma pean veits mõtlema. Põhimõtteliselt kõik. Jah. Ciao, kaamera. Räägi, kui valmis. Ja valmis. Me kõik oleme nii. They are here. Ciao. Video proof. Yes. Wingardium Leviosa. Yes. On aeg väikeseks update'iks. See tänane Raadio 2 live oli nii tore ja nii äge selline uus kogemus. Ja ma nüüd olen seda laulu terve päeva kuulanud, seda Cecilia laulu. Ja ma olen nii obsess sellest täitsa pekkis, nagu, millele ma ei mõelnud. On see, et me ju üritasime teha siis balletti. Sa oled ju enamasti siis päkkade peal. Mu sääremorjad on nii krampis ja valusad. Mul on isegi raske kõndida. Ja ma mõtlesingi, et äkki kui ma lähen trenni, et siis vaata, nad lähevad uuesti soojaks, ma neid masseerin seal vahepeal. Ja tegelikult võib-olla ma arvan, et siiski aitas, et ma nendes kõikides trennides käisin. Kõige nõmedam on selle kõige juures see, et kui ideaalne oleks see, kui mul oleks olnud homme massaaž, nagu mul ka pidi olema. Aga minu massöör, härra Vissem, kukkus. Ja tal läks põlvega midagi. Niimoodi, et ta on nüüd karkudel. Ta kirjutas täna, et tal on see MRT tulemas ja nii, et homne on cancel ja nagu mõneks ajaks on cancel, et ta üritab võimalik kiiresti aru saada, millal, kus, kes, mis, eks ju. Ehk siis
ma ei saagi emme massaaži minna. Ja mul on ju veel see, et mul on see vigastus, see põlves, see mingi mis iganes lihase ja ma nii lootsin, et just, et ta saaks sellega homme tegeleda, sest nagu ma hakkan aina rohkem aru saama, et see on midagi natuke nagu tõsisemat või nagu, et see ei lähe nii kergesti ära. Ja nüüd I don't have that. Ja nõme on ka veel see, et ma eile panin üles selle koostöövideo, mis me Vissemiga koos, nagu, mis meil on koos. Reaalselt samal päeval tal juhtus see põlevärk. Nad ei saagi hetkel töid vastu võtta. Ja siis mu kosmeetik lõpetab mõneks ajaks oma töö. Ma reaalselt eelmine aasta kogesin juba seda, et ma pidin pooled oma ilutehnikud nii-öelda välja vahetama, sest nad lõpetasid. Või pediküür lõpetas, küünetehnik sõitis minema. Räige muutus 2, aga siiski see on väga oluline. Siis nüüd see aasta mingi hetk pean ikka uue kosmeetiku leidma, võib-olla pean uue massööri leidma mõneks ajaks. Ainuke, kes mul on veel alles on mu rihvetehnik. Ja she better not go anywhere, okay? Ja minu juuksetehnik, kes mul pikendusi paneb, tema on ka ilusti olemas, nii et sellest on hästi. Aga ma lähen nüüd tegema näomaski, ma lähen tegelema oma lihastega ja räägime teiega juba hommikul. Tere hommikust, käes on kolmapäev, loto kolmapäev. Joo, see tahab ka näidata ennast. Ja minu päev näeb täna välja selline, et ma lähen käin ruttu ostan lotopileteid süüa. Lotopileteid ja süüa. Siis lähen annan ühe eratunni. Siis mõtlen kavaasi. Ja siis õhtul asendan Simona Hiilsi ja lähen ka ragatundi. Nii et selline aktiivne päev. Ja vahepeal seal teen kontoritööd ka. Ma sain kogemata pingot ostes 3 väljaga pileti ja siis ma ütlesin, las jääda, igaks juhuks, sest äkki see pidigi nii minema. Nii, samal ajal ma räägin ja siis ma räägin teile ja teile. Ma mõtlesin, et kuidas teenida rohkem raha. Sa pead ju muutma midagi, mida sa tegid ühtemoodi ja nüüd sa muudad teistmoodi. Ma mõtlesin, kui iga nädal ostsin ühekordsed piletid. Võib-olla see aasta peaks oma võimalusi suurendama ja ostma 2 väljaga piletid. See ei ole väga hea finantsnõu muidugi, aga minu loogika töötab nii. Mul oli selline seiklus koju jõudes või koju tulemisega. Kui mul lõppes trenn, ma olin mingi, ma olen nii väsinud 2 tundi anda trenne, siis võtta trenni, siis päevalju-trenni, ühesõnaga. Ja ma olin mingi, ma tahan lihtsalt McDonaldsit ja ma tahan ruttu koju seda. Mitte ühtegi autot ei olnud lähedal, mitte ühtegi. Siis vaatan, kõige lähedam CTB on 9 minuti kaugusel. Ma olin mingi, suva, ma kõnnin sinna. Ja see oli nagu läks sinna nagu selle Kalamaja või Telliskivi sinna sisse. Kõnnin ja vaatan, et kas see on nii huvitav, et ta näitab, et ta on nagu keelatud alal. Ja ma olen mingi, kui on niimoodi, et ma jõuan sinna ja seda autot ei ole. Sest nagu kuidas ta saab üldse olla seal, kui see on keelatud ala. Ja ei olnudki. Ja ma olen mingi super, mul hakkab telefoni aku otsas, aga on küll, ma tahan juba Maci süüa. Ühesõnaga, lõpuks sain mingi Bolti, mis oli sellest veel eemale, ma kõndsin veel kaugemale. Ühesõnaga, siin ma nüüd olen. Lotoga ma ei võitnud, nii et see läks ikkagi aia taha see panus, aga siiski selle otsuse ma ikkagi teen. Ma tean, et ta ei ole finantsiliselt kõige nagu targem otsus, aga samas ma tunnen, et kui mingeid asju muudan või nagu duubeldan oma šansse võitmiseks. Nii et ma teen oma Aleppo Sebi Skincare'i ja mis seal ikka, räägime teiega juba homme. 3-toaline korter, siis ma vanaema pidas elu. Well, hello, käes on meil mis päev? 4 päev. Ma olen olnud terve päev kodune ja teinud tööd kodust. Kell on nüüd saanud 3:30 ja nüüd on aeg minna siis töö juurde. Ja enne seda ma lähen tegelikult käin Kristiinast läbi. Mul on siis see Apollo kinkekaart. Ma tahaks osta ühe uue loomängu. Ja siis ma lähen Jyski ja lähen ostan meile Free-Floss mingit kaste. Ja siis lähme Free-Flosse. Ja täna ma teen trennidega nii, et ma lähen ainult Gritty Girlisse. Sest et peale seda ma tulen koju, kuna Kaisa ja vist ka Marleen tulevad minu juurde. Nii et me chillime
ja vaat siis ma tahan olla ilusti enne seda kodus. Jah, sellised plaanid. Mul hakkab 15 minuti pärast trenn, aga ma näitan teile siis, mis mängu ma lõpuks ostsin. Ma ostsin selle e-shop. Ma olin seal nii mitu mängu vahel, kõik tundusid nii toredad ja põnevad. Ja ma teadsin, ma tahan mingit strateegiamängu või nagu sellist, nagu, et sa saad mingit nagu, ma ei tea, midagi teha. Et ei ole lihtsalt mingi kaardimäng, vaid ongi midagi, sa nagu teed ja lood. Ja tegelikult ma tahaks väga seda Katani endale. Aga ma kuidagi olin nagu, et äkki prooviks enne midagi uut veel. Ja siis mingi hetk ma kindlasti muretsen endale selle Katani mängu. Aga mõtlesin korraks vaataks, mis siin täpsemalt tegema peab. Siin selgitus on siis selline. Ehk siis ma pean täitma oma e-poodi kotist tõmmatud kaupadega, haldama oma e-poodi ja täitma klientide tellimusi ja ostma konkurentide tellimusi. No kõlab ju väga huvitavalt. Mul tegelikult jah, laupäeval tuleb teiste sõbrannadega üks niisugune lauamängu õhtu. Aga kuna ma laupäeval ei vlogi, siis prooviks juba täna ära. Siin on mingid lauamängud, need lauapleidid. Siis siin on su e-poe tellimused ilmselt. Lõpuks ostsin ka selle hooaja esimesi maasikaid. Täitsa head, nad kõik kõvad, aga juba käravad küll. Nii, me hakkame mängima kõigepealt. Klassik. Yeah! Mul tunneb, ma olen kogu aeg siin niimoodi, et mitte midagi ei saa aru. Me oleme 45 minutit juba mõelnud, kuidas see mäng käib. Täiesti haige. See ei ole loogiline, reaalselt. Nagu ta näitab nii haigeid asju, nagu sa ei saa isegi aru, mida ta näitab. Ütleme nii, et sellest mängust nagu väga tolku ei olnud. Me ei saanudki lõpuks seda nagu lõpuni mängitud ja nagu me vist ikkagi mängisime kuidagi valesti ja see nagu väga segased reeglid on seal. Kui keegi on seda mänginud, siis palun andke meile märku, kuidas see käib. Ma üritan homme veel kuidagi selgitada mingit asjade abil, et kas on mingi loogika kuskil seal veel. Ja siis ma üritan laupäeval uuesti seda oma sõbrannadega mängida. Vaatame, mis siis saab. Aga tegelikult on aeg see vlogik üldse kokku võtta. See vlog jõuab teieni laupäeval. Täna on siis 4 päev. Reedel ma võtan siis terve päeva selle jaoks, et rahulikult monteerida, olla kodus, ehk siis homme. Ja siis laupäeval tuleb see vlog teieni. Järgmisel nädalal filmin ma siis oma järgmist vlogi ja järgmine on meil Eesti Laul. Nii et see järgmise korra vlog, siia vahele tuleb üks video veel, mitte vlog. Aga siis, kui tuleb vlog, siis see on suunatud Eesti Laulule. Et ma olen ikkagi seotud sellega ka see aasta natukene. Ehk siis ma võtan teid endaga kaasa. Meil on üks uue show tulemas meie selle uue programmiga, mille jaoks me tegime proovi, nagu te siin vlogis nägite. Mul tuleb üks dinner sõbrannadega. Ma olen juba ära unustanud. Okei. Ühesõnaga, sellised plaanid on meil järgmises vlogis. Aga vahepeal saate ühe täiesti teistsuguse video. Ja see nädal ma rohkem ei vlogi. Homme mul on vabapäeva kodus. Laupäeval mul on üks eratund, ripsmed ja sõbrannadega lauamängu õhtu. Ja pühapäeval on mul tavaline trennide päev. Nii et ma mõtlesin, et nii me ka vlogima. Ja alustame järgmist vlogi, ma arvan, esmaspäeval. Nii tore, et vaatasite ja ma loodan, et võtate mu järgmised videod ka ilusti kenasti vastu. Ja ühesõnaga näeme juba järgmises videos. Bye!